hästi vähe sureb ära. Aga meie väikestel näitlejatel päris mitu aastat. Meiega koos täna meenutame oma möödunud kooliaastaid ja mõni situatsioon tuleb teile kindlasti väga tuttav ette. Mõtlesin suurte inimeste peale. Suurte inimeste peale? Kas sa... Ei, no oled ikka täitsa ära pöörad. Sina ju mõtlesid. Mis nende peale? Mis nende peale siis mõelda on? Ema. Ema on ema, isa on isa, õpetaja on õpetaja. On ikka küll. On ikka küll. Suured inimesed on natuke kummalised. Mismoodi? Vaat sedamoodi, kui kodus vaja midagi teha on, siis öeldakse kohe, et oled juba suur tüdruk. Aga kui ema ja isa õhtul kuhugi lähevad, tahan kaasa minna, siis öeldakse kohe, et oled alles väike. Kas su veel? Õpp samamoodi. Tahtsime jalgratta matkale minna, aga tema ütles, et oleme alles väikesed. Aga nüüd äkki oleme jälle suured. Mulle kisa, mida te vastuvõtupeol teete. Mida me siis teeme? Kas kellelgi on ideid? Järsku on poiste ideid. Peaks uurima. Poistel oligi ideid. Nimelt otsustati esitada näidend lõpust. Mis asja tüdruk, kas on nii kavastati 5 peales arvutamise ära õppida? Ikka 1 + 2 + 3. Ja arvutamisest ma tahtsingi just rääkida. Meie õpetaja on hulluks läinud, mina enam kooli ei lähe. Kuidas siis nii, Mari? No ja, eile öeldis õpetaja, et 7 + 2 on 9, aga täna juba 9 on hoopis 6 + 3. Ma ei saa aru. Ema, vaata, ega isa ei kuule. Mis siis on? Nimelt täna on koolis lastevanemate koosolek, kuid väga kitsale ringile. Ma ei mõista ikka veel. Väga lihtne. Sellest võtate osa sina ja õpetaja. No mulle aitab. Mina sinna kooli ei lähe. Igal veerandil käi korra või paar. Sellel lapsel on ometi ka isa. Johannes Kõska ükskord. Hakkad ka oma poja eest vastutama. Sina lähed koosolekule. Kuule poiss, mis äkki sa jälle kokku teed? Too päev üks siia. Juku kleepis tööviikusse isa pildi. Miks sa nii tegi? Õpetaja ise tahtis näha seda kõrvu pealt, kes mu kodus neid töid teeb. Siis ma jälle valesti tegin. See on jah nii isegi, aga ema, kelle pitud siis rahakoti vahel on. No, ilus ja musklis mees. Mari Romanuke, see on su isa noorena, nii 10 aastat tagasi. Mulle tundub ka, et ma pean sinna erakorralisele koosolekule minema. Ma lähen ju koolina. Ma saan aru, et teil on probleeme. Need hinded ja see märkuspäevikus. See märkuspäeval kaugeltki kõik, hei, teie pojale täna suitsupakastes pakkus teste ja kamarkorrat. Toho, kas teil on siis suitsunud nagu meil töö? Ma tõesti ei tea, kuidas ta oma poega
vastas Juku, et teda on üsna sageli naha peale andnud. Oh ei, ma teen seda väga harva ja siis on enesekaitse korral. No teate veel, kui ma Jukult ükspäev küsisin, miks ta kodustas tööd, kus nii palju vigu on, siis Juku vastas juhtumisest, et kõik tegi isa, ühtegi ei teinud tema. Ma ei jõudnud jah Juku tervet ülesannet õigesti teha ja ta ise läks veel varem magama. Mis teie pojast küll niimoodi saab, ütleb ise? Ma olen kindel sama tubli Johannes nagu minagi. Kas te julgete selles kahelda? Need on ainult kasvuraskused. Eks ma siis ootan, millal Juku lapsed ükskord kooli jõuavad. Ehk on targemad. Proua õpetaja, ärge muretsege, mina omal ajal ei osanud ka matemaatikat, aga nüüd olen edukas ärimees, 2000-ga ostan, 4000-ga müün, see 2% vahekasu rahuldab mind täielikult. Siis ei oska ma enam küll midagi öelda. Mis siis õpetaja koolis rääkis, ehk sai targemaks? Esiteks, neil on suitsutund, teiseks Juku teeb vähem vigu ja kolmandaks püüdis ta mulle matemaatikat õpetada selliste tühjade asjade pärast kutsutakse meid kooli ja oleks vähemalt siis mõni kuritegu. Meie peres keegi ei suitseta ja nii ma pean endale ise suitsu ostma. Mitte ühtegi mõistlikku ega normaalset vastust. Veel üks küsimus loodusõpetusest. Nimetage džunglielanikke. Lõvid, ahvid ja tarsanid. Juku, ukse taha. Sipelkattajad peaks meil palju õppida. Nad töötavad usinasti päev läbi, aga mis on tulemuseks? See, et inimesed astuvad neil peale. Hea küll, Juku, tule klassi tagasi ja istu. Mulle sellest nädalast nüüd aitab. Kui siin klassis veel keegi puu peal, siis tõusku püsti. Juku, miks sina tõusid? Õpetaja, mul oli tõesti kahju teid üksi seal seismas vaadata.
sõbrad, siin on teile juhtulanna natukene magusat. Aitäh! Lugupeetud abituriendid ja klassijuhatajad, jätkame. Väga kossutav oli näha seda, millised te olite 12 aastat tagasi, eks. Et nüüd meil on au paluda siia ette siis meie kooli vilistlase ja Riigikogu liikme härra Aivar Riist. Aitäh! See saal on kapitaalselt muutunud võrreldes selle ajaga, kui mina seda nägin viimati. Mis tegelikult tähendab seda, et ka elu Eestimaal on kapitaalselt muutunud võrreldes selle ajaga, kui mina olin teie rollis ja sellest ei ole möödas ei vähem rohkem kui 30 aastat. Meeldib see mulle või ei meeldi. See näidend see ette oli väga kihvt. Mida see näidend meile näitas? Need lapsed olid valdavalt sellised armsalt ebalevad. Nad olid proovinud õpetaja taktikepi ja õppida etteantud teksti maksimaalselt hästi selgeks. Suurel osal tuli see enam-vähem välja, mõnel ei tulnud absoluutselt välja, aga ma ei tea väga täpselt, kuidas toimus see rollijaotus. Aga selge oli see, et kõige tublim selles näitemängus oli õpetaja ja loomulikult paharet Juku. Ehk jätke mu sõnad meelde, te olete nooremad inimesed ja mõelgem, mis võib saada sellest Jukust ja mis võib saada sellest tüdrukesest, kes mängis õpetajat. Ja ma arvan, et need lapsed juba täna tegelikult jagavad täiesti iseendale tunnistamata, kelleks neist keegi tahab saada. Seda jagatakse spontaanselt, emotsionaalselt, natuke nügides ja see valik tegelikult toimub just täpselt selles eas. Teie olete täna just sellesse staadiumisse jõudnud, kus te enam-vähem selgelt teate, kuhu te tahate välja jõuda. Teil on selgelt välja kujunenud isikuomadused ja teil on selgelt välja kujunenud omad liidrid. Vaadake, liider olla on elus hästi atraktiivne, aga see on nii vastikult ebamugav, mida rohkem sulle pannakse peale vastutust. Ja mida vanemaks sa saad, mida rohkem sa ära väsid, seda rohkem hakkad sa kiruma seda elu, mida sa elad. Ehk see, kus olen täna mina, minu elu hakkab jõudma, nagu öeldakse sinna varaõhtusse. Teie alustate täna oma elu. Ehk tegelikult ütlen teile ausalt ja otse, et ühest küljest võiks teid ju kadestada. Aga teisest küljest ma teid väga ei kadesta. Sellel lihtsal põhjusel, et kui keegi ütleks mulle, et tee see kõik uuesti, siis ma ei ole väga kindel, kas ma viitsiks ja kas mul oleks seda jõudu. Aga mitte see ei ole nagu peamine. Peamine on see, et te tulete ellu sellisest väikesest kohast. Mitte kellelgi teist ei ole välja panna või ütleme, kui kellelgi isegi on, siis on see väga positiivne. Ei professoritest vanemaid, ei parteiladvikusse või äriliidrite hulka kuuluvaid vanemaid. Ehk meiesugused, ma julgen ka ennast siia liigitada, peavad elus 2 korda rohkem tõestama kui need inimesed, kes tegelikult sünnivad natukene teise keskkonda. Vaat see on tänase Eesti kõige suurem tragöödia. Ehk üks väike riik, kus kõiki tunnevad, peavad ühed inimesed tõestama rohkem kui teised. Ma arvan, et see valik on teie jaoks seda jagu raskem, kuidas aklimatiseerida ennast reaalsesse ellu, sellepärast, et kui te nüüd, ma arvan, suur osa teist vähemalt, ma kujutan ette, elab siin kusagil 30 kilomeetri raadiuses. Ja kui te nüüd ülehomme selle keskkooli olete ära lõpetanud ja peaksite kuhugi edasi liikuma,
tekibki ju kohe küsimus, kus elada, kust hankida elatusallikaid, kui palju, kuhu ja kelleks minna õppima ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Aga vaatamata sellele, ega ta sellest ei pääse. Sellel lihtsal põhjusel, et nagu siin elutargalt öeldi, 100 päeva on jäänud ja siis ongi minevik. Noh, niimoodi läksin ka omal ajal mina ikka alati naeran, et isa viis mu Helesinise Moskvitsiga Risti rongijaama. No papist kohvrisse mahtus kogu minu maine vara. Aga sellel hetkel ma väga vabandan muidugi vanemate inimeste ees, aga sellel hetkel ma tundsin, et ma ei tule siia mitte kunagi tagasi. Sellel lihtsal põhjusel, et ma olin natukene kooliks saanud olla see liider. Minu jaoks oli meri nii põlvini, et ka kõige sügavamad kohad äärmisel juhul ulatusid püksivärblini. Aga see realism, mis sealt rongi pealt maha tulles mind ootas, pani mind hästi kiiresti paika. Ja siis hästi kiiresti ma sain aru, et ma ei olegi nii kihvt. Ma ei olegi nii tark, nii tubli ja nii osav. Aga noh, omad võitlused tulid ära võidelda ja kõik see päädis lõpuks sellega, et kui ma ei olnud saanud ei õigusteaduskonda ega ajakirjandusteaduskonda Tartu Ülikoolis, kui ma ei olnud saanud isegi konservatooriumi lavakunsti kateedrisse sisse, siis ma otsustasin väga praktiliste asjade kasuks, et läksin õppima Tallinna Tehnikaülikooli raamatupidamist. Ja see on kindlasti olnud minu elu kõigest targem otsus. Sellepärast, kas te kujutate endale ette, kui ma oleksin söögi eest õhtuid juhtiv B-kategooria näitleja kusagil Ugala teatris või halvemal juhul täna Postimehest koondatav elus kibestunud kolumni ajakirjanik. Ehk seetõttu ma arvan, et elul on omadus tegelikult miski hoiab meid ja tegelikult suurel osal meist ei lase ta seetõttu hukka minna. Aga võib-olla see ei olegi peamine, et ma peaksin siin endast nagu väga palju rääkima. Pigem aga tahaks rääkida võib-olla rohkem tegelikult hoopis teist. Ehk seetõttu ma ei ole üldse arvan, kui te kõik eeldate, et ma hakkan teile nüüd rääkima poliitikast ja riigieelarve raskest seisust ja Eesti riigi jätkusuutlikkusest ja poliitilisest võitlusest, siis ma arvan, et see ka ei ole väga mõistlik. Mul on sellist inside infot, et erinevad poliitilised parteid on koha peal piisavalt jõulised ehk mina oma keskerakondlikku kuuluvust siin vist propageerima ei tahaks hakata sellel lihtsal põhjusel, et ma arvan, et see ei olegi see kõige mõistlikum tegevus, kuigi teie ajuloputamisega ilmselt tegeldakse hommikust õhtuni. Ja ütlen teile ausalt ja otse, et näiteks noortele üks väljakutse vaieldamatult on liitud mõne poliitilise partei noorteühendusega, see tagab sulle võimaluse kõigepealt võidelda veriste küünarnukkidega barrikaadidel, siis leiad juba partei kontorisse väikese ametikoha ja niimoodi liigutaksegi edasi poliitikasse. Mina sellist teed käinud ei ole, aga väga paljudel inimestel see õnnestub. See on üks võimalus, päris kindlasti. Ehk võib-olla me teeks hoopis niimoodi, et mis teid huvitab. On suur vaiku, siis on jäta mind rahule. Mu buss läheb kohe ära. Ühedi koju minna, mul on matma õppimata. Ühega ostan 4-ga müü, mind see 3% täiega rahule. Ehk minu jaoks on muidugi suur üllatus see, et Kullamaa koolis on täna 11. klassis A ja B klassid. Või 2-1. Minu ajal oli kool 11 aastat, kas nüüd on 12 või? Millal see muutus? See muutus ausalt, jah. Kas Eestis on 11 aasta asemel 12 aastat? Siis te olete 19, kui te lõpetate. Jaa. Varem tuleb kool. Varem kool? Mina. Ei varem kool. No, teid see vähe puudutab, aga eks see on tegelikult ju päris positiivselt uskumatu, et see niimoodi on sellel lihtsal põhjusel, et Eestimaa kõige suurem häda on see, et ega lapsi meil ju ei ole. Ja ausalt öeldes ei paista, et tuleks ka. Sellel lihtsal põhjusel, vaheldamatult olete ka teie kuulnud sellest,
et koolisüsteemi üritatakse taas korda hakata reformima ja see, et teie täna lõpetate keskkooli, see on võib-olla mõne aja pärast väga arvestatav privileeg. Ehk mitte kõik põmpead, nagu ütles haridusminister, ei pea saama koolis käia. Kurb on see, et see on Eesti riigi selline ametlikuks poliitikaks täna nagu saamas. Aga okei, proovime siis rääkida sellistel inimlikel teemadel. See on lihtsalt põhjusel, et ma tõepoolest rõhutan veel kord, et tahaks teile kuidagi viisi ajalõputust teha. Paljud teist on otsustanud, et siiski kõrgkoolis peaks jätkama. Oi jumal, ühesõnaga kõik. Nagu ühes korralikus koolis kombeks. Vaadake, see on väga positiivne. Aga kes teist on näinud kaigast? Kaigas on selline kepp. Meil on 2 otsa. Ka muuseas minu klassist, tolleaegses Kullamaa keskkoolis. Meist peaaegu pooled, mina loomulikult mitte, sest ma olin põmpea, said esimesel katsel ülikooli sisse ja suur osa neist isegi lõpetas. Selles mõttes tollel ajal oli see kõrgkooli pääsemine muuseas oluliselt keerulisem kui tänapäeval. Sellel lihtsal põhjusel, et see näitab seda, et väikeses koolis on võimalik saada täiesti normaalne haridus. Kui koolis käia. Mina kui õpilasomavalitsusjuht, üle-eestilise õpilasomavalitsusjuht tollel ajal ei käinud koolis. Ma lihtsalt polnud aega, sest ma olin ühiskondlikult aktiivne. Ja kuna ma kooli lõpetades olin ka parajasti haige, siis mul ei õnnestunudki teistega koos keskkooli lõpetada. Minu jaoks kutsuti spetsiaalselt kokku eksamikomisjon juulikuus. Sellepärast ma olin ikkagi üllatus. Ega ma ei oleks mingi lihtne mees. Ega ei olnud niimoodi midagi, et kui selline mees nüüd ütleme ei saanud õigel ajal nagu eksameid teha, siis leiti võimalus. Selles mõttes partei ja valitsus targal juhtimisel. Isegi see ei aidanud. Ikka olin põmbja. Ehk Eestis õpib täna erinevates kõrgkoolides umbes 70 000 üliõpilast. Kui me võtame täna meie reaalse nagu elanike arvu ja selles mõttes sellise reaalse olukorra, siis tegelikult kõik need inimesed, kes lähevad täna kõrgkooli, nad vaieldamatult natuke rikuvad oma elu ära. Rikuvad oma elu ära sellel lihtsalt põhjusel, et meil toodetakse väga palju rämpsvõlakirjadega bakalaurusi. Mul on oma perekonnas nimelt minu täiskasvanud 2 tütart. Üks on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja teda täna kutsutakse tööle. Ja nüüd järjekordne kutse saabus talle Swedbankis, kus teda paluti juriidilisse osakonda tööle asuda. Aga minu teine tütar, kes on täiesti risti vastupidine, selles mõttes selline, nagu öeldakse, rokitädi ja selline natuke elupõletaja. Ja lõpetanud reklaami ja marketingi alal ühe eraülikooli, siis tema hetk tagasi sai koondamisteate Kalev Meediast. Ja ütleme niimoodi, et olles kursis sellega, et Kalev Meediast koondamisteade saabub, on ta saatnud CV-sid erinevatesse kohtadesse ja ma kinnitan teile, et kas vastuseid ei tule üldse või tulevad sellised, et me kindlasti võtame teiega ühendust paremat aegade saabumist. Kuhu ma selle jutuga jõuda tahan? Ma tahan selle jutuga jõuda tegelikkuses sinna, et Eestist on tänaseks lahkunud umbes 30 000 bakalaurust, kes töötavad Iirimaal sellistel lihtsamatel töödel. Kitkuvad kalkuneid, rohivad maasikaid, töötavad abitöödistavad kapamajas ja teevad muid lihtsamaid koduseid töid. Ja nende kodust lahkumise põhjus valdavalt muuseas on muidugi soov normaalselt elada, mis on täiesti inimlik ja täiesti mõistlik ja täiesti normaalne soov. Aga on ka natuke teine põhjus. Mis te mõtled, et minu ema kiljus vaimust, sest kui ma ülikooli sisse ei saanud, aga Sootolu Kalev ju sai. Ehk, sina küll ei õppinud meie koolis, aga sina ju ka sai. Teisel aastal. Sa said ka teisel nagu mina. Esimene aasta sain mõlemad suhu. Väga hea. Ehk, vaadake, aga te ei kujuta endale ette, mis toimus tollel ajal veel noore naise hinges, kui tema poeg oli täielik põmbja ja ei saanud ülikooli.
Ehk tegelikult oleks mul olnud võimalus, kui oleks olnud raudselt eesriiet, eks ka mina oleksin pidanud selle ühiskonna hukkamõistva karastamise eest, eriti väikeses kogukonnas, kus kõik kõiki tunnevad, oleks pidanud ka põgenema Iirimaale. Ja ei olnud kindel, kes ma oleks sealt tagasi tulnud. Võib-olla oleks abiellunud mingi neegri naisega, saanud 16 last ja kitkunudki kannu terve elu. Ehk tegelikult ühest küljest nagu soov haridust omandada on üsna mõistlik. Aga teisest küljest peavad kõik need inimesed, kes omandavad täna haridust läbi, ütleme jõuga, läbi kommertsialiseerunud haridussüsteemi, kus raha eest on võimalik osta kõike. Ega raha eest saab osta endale täna, isegi doktorikraadi, ütleme niimoodi. Ja kui te ei leia endale pärast piisavalt rakendust, siis te peate sisemiselt olema valmis selleks, et see šokk saabub nii ehk naa. Tüdrukutel on lihtne. Esimese ringi käite Itaalias mehel, sealt saadetakse teid üsna kiiresti kohvri ja lennukiga koju tagasi, teise ringi vaatate koha peal, aga poistel on natuke keeruline. Poisid peavad võtma vastutus iseenda, oma perekonna ja mis on salata Eesti riikluse kestmise ees. Seetõttu neil nagu sellist varianti, nagu ütlekse, ka ei jää. Seetõttu Eesti mees taaskord on väga diskrimineeritud. Ja nagu me näemegi siin, suures osas ikka on ka keskele jõudnud tüdrukud, poisid on juba asunud lihtsamaid koduseid töid tegema, löönud käega ja tüüta sellest elus. Pole hullu. Need poisid, kes on siia jõudnud, ilmselt on ka väga motiveeritud ja seetõttu, mis seal salata, teavad võib-olla tiba rohkem, mida oma eluga peab. Kahjuks Eesti mees peabki rohkem tõestama. Midagi teha ei ole. See on hästi julm, aga Eesti naine saab ikka hakkama. Aga Eesti mehel on, sa ei kujuta ütlema. Sa ei tea, aga Eesti mees on tantsulõvi. Ta on kogu aeg tõestama, sest kõik norivad teda. Kõik noritakse selle eest, et su keskmine eluiga on madal. Siin noritakse selle eest, et loll, miks sa üldse rügad. Pensioni hakkad sa kostuumselt saama. Ja kõik muud nantsid sinna juurde. Ja peale selle sa pead algusest peale kuulema, milline tropp sa oled. Võrreldes sinuga. Sa peadki seda kogu aeg kuulama. Sa oled selline tumedavereline, et sul on veel isegi natuke läbilööki ja mul küll keskkoolis suust. Või sa keskele võtsid sa oled? Võib-olla sa ei ole keskele võtsid. Eks sul on selles, et nagu läbilööki. Mul on omal ajal siin KB ettekasutus, ma oleks kindlasti seda teinud. Aga mul ei olnud. Ehk sulle läheb hästi, sellepärast sa oled selles mõttes. Sul on oma arvamust oluliselt rohkem kui näiteks võib-olla poistel seal tagapool, eks. Vaat selline prillidega poiss olin ka mina. Ja ütlen sulle ausalt otsa, et kui ma olin liider, mulle taheti iga vahetund tahti mulle peksa. Ja ütleme nii, otse nagu siis ikka tuldi nagu mitmekesi kogu aeg, taheti mulle peksanud. Mind taheti peksta selle eest, et mul oli head hinded. Siis mind taheti peksta selle eest, et ma olin tähekese juht, siis ma olin pioneerirühma nõukogu esimees, siis ma olin kooli pioneerimaleva nõukogu esimees, siis ma olin kooli komisjoni, kogu aeg taheti peksta. Aga siis ma rääkisin neile, et vaadake, võite ju mind peksta. Ega me teile vastu ei saa. Aga öelge mulle palun, mis tunne on sul, kui sind vanglas pannakse 2 aastat? Siis jäid need lahmoonid niimoodi vaatama. Ma pean vist liigile minema. See oli reaalne elu. Tänu sellele, et ma olin füüsiliselt nagu selline väiksemast kasvu, klassikas vaadates, see uskumatu, ma praegu täitsa suur mees. Ja kõik need poisid, kes olid kooli all, minust olid pool pealt pikemad. Ma täna minust pool pealt lühemad. Ma lihtsalt kasvasin kuidagi iiliselt. Ja ütleme niimoodi, et see olelusvõitlus, mis koolis toimub, see on päris räige. Ja see toimus minu ajal ja see toimub ka täna. Ma vaatasin seda Raagi filmi ja mõtlesin, et ühest küljest oleks pidanud selle filmi tegemata jätma. Selle lihtsalt põhjusel, et reaalset elu nagu niimoodi otse välja tuua ei ole väga sisuline, sellepärast, et ma käin koolides päris palju, sest mul on noored meeled, ise ka on inimene. Ja täna on koolides täiesti levinud selline käiga fraas, kuule, mingi ilu ei ole, ja toile mu klassi teema, siis toi kutti tähendab välja, et mul see nende ei meeldib, vähemalt teeme talle mingi hunni peale. Ja kus see toimib? Ja see on nagu uskumatu. Ja see toimib keskkoolis ka. Ja mitte midagi teha ei ole. Selle lihtsalt põhjusel, et inimesed kahjuks kipuvad jaguma. Ühed inimesed, kes saavad näidendis Jukus juba teises klassis, ma ei tea, mitte mõne klassi lapsed see oli. Esimese lausa. Juku oli 3. No jah, et Juku juba 3. klassis on ka Juku, eks. Kusjuures me sellest Jukust veel kuuleme.
siis on terve rida mönkud, mis isegi näidendisse ei võetud. Eks see on nagu kurb tõsi. Aga ma arvan, et tegelikult ei ole häda midagi. Mina olen ikka parandanud optimist. Sellel lihtsalt põhjusel, et ega ma sain ju molli ainult ühe korra ja siis ma tegin ka ise pead. Selles mõttes, et siis ma rääksin üle piiri. Üle piiri ei tohi elus minna, see on ülioluline. Ja see on väga tähtis. Näiteks teie olete sellised agressiivsed tüdrukud, no äärate keskmine troppi on ja mina kahtlustan, et teil on siin keskkooli viimased, kus teil on selline roll, et teie järgi üritatakse riietuda, teie jagate kuttide kasutamise lubasid ja põhimõtteliselt üleüldse olete selline halb tandem, kes on õpetajatel isegi pinnuks silmi. Sellepärast, ja muuseas sõbranna on kõhklev, tema vahel jookseb kaasa, aga mitte alati. Ta peab vahel minema koju, kui tema lahti. Nojah, aga kullakesed, see on niimoodi. See on nagu uskumatu. Mul on veel üks tütar. Inimestel sünnivad tütred, loomadel pojad. Minul on kõik tütred. Minu väike 12-aastane tütar, kes on umbes 1,72 m pikk, jah, nii kurkusega ei ole. Mina sain koolist, tema õpib Tallinna eliitkoolis, Prantsuse lütseumil. Mina sain koolipapa käest kirja, keda ma isiklikult hästi tunnen, tule kooli. Näidend, lähen mina kooli ja koolipapa ütleb, tead sa, mina ei tea, mis ma sinuga teen, ma pean sinuga riiblema hakkama. Ma ütlesin, et no hiielge, ma ei tea milles, aga kõik. Siis tema räägib mulle, et teie tütar rüdeerib klassikaaslasi. Ma küsin, millest tema rüdeerib ja selline. Teie tütar ühe klassikaaslasega ei räägi. Ma ütlesin, mis mõttes ei räägi? No ei räägi! Selgus, et tragöödia. Tüdruk läks koju, kaebas emale, et minu tütar ei räägi temaga ja ignoreerib. Minu ema kirjutas kooli kurja kirja, et minu tütar on paha, et tema ignoreerib oma klassikaaslast. Selle peale kooli direktor reageeris ja kutsus mind välja. Ma küsin, kas ma pean oma lapse nüüd teise kooli panna? Ei, mitte mingil juhul ei ole vaja teise kooli panna. Et selles mõttes need inimsuhted, mis koolis toimuvad, need on tegelikult nagu jube olulised. Ja miks nad on olulised? Esiteks, nad võivad tekitada psühhotrauma. Teiseks on nad kindlasti suhted, mis jäävad teile kogu eluks. Ehk uskuge mind, et poistele ma olen alati öelnud seda muuseas, et ärge sõjaväge kartke. Sõjavägi on teine koht, mis on fantastiline koht, sellepärast, et need kutid, kellega see 10 meest, kellega ühes jaos olete. See sõltub, kuidas Laaneots ennast pärast otsustab. Mõnikord on jaos 9, mõnikord 8, mõnikord 10. Ehk kuidas kunagi. Et need 10 meest on teile tegelikult sõbrad kogu elus. Täpselt samamoodi on need koolikaaslased, kes te siin täna olete. Uskuge mind, kui te peaks elus olema nagu väga kehvasti, siis need inimesed või osa neist on teie jaoks üliolulised. Ehk seetõttu saage aru, sellist aega, nagu teil praegu lõpeb, ei tule enam mitte kunagi. 24. juunist 2009 olete te konkurendid. Konkurendid omavahel, konkurendid tööturul, konkurendid ülikooli sisseastumiseksamitel, konkurendid võitluses parema elukaaslase pärast. Ilma näidata, absoluutselt. Te ei usu seda täna, aga see on niimoodi. Te olete kogu elu konkurendid ja kogu ülejäänud elu te ka täna võrdlete oma, aga te ei võrdle avalikult, või noh, ütleme niimoodi, et kui keegi võrdleb ennast kellegi avalikult, ütleme, et näiteks kedagi kotitakse riietuse pärast või sellepärast, et ta on kehvemast või mitte vähem kehvemast perest. See on nõme, aga seda tehakse. Aga ma usun, et teie seda ei tee. Aga sellest hetkest, kui te olete ise seisnud, te võitlete kogu aeg, kes sai parema koha, kes on liikunud kuhugi kiiremini, kes on liikunud vähem kiiremini ja see on uskumatu, aga saage aru, lapsepõlv on otsas, see on põhisõnum ja ees ei oota mitte midagi sellist, mis teil pead paitaks, vaid ees ootab täiesti normaalsele kapitalismile omane võitlus. Kui keegi teist otsustab, et Eesti ei ole see koht, kus ta peaks elama, siis muuseas mina olen elanud ka Venemaal. Ja oma eraettevõtlust alustasin ma 90. aastal, tegelikult kolisin üks ära Venemaale, Moskvasse. Te ei kujuta ette, milline hakkleihamasin see on. Ja te ei kujuta endale ette, milline hakkleihamasin on näiteks New York. Ehk selles mõttes, kui ma rääkisin ennem topelttõestamise kohustusest või vajadusest, siis meiesugused pidid topelttõestama või peavad topelttõestama juba kas või sellepärast, me oleme harjunud täiesti teistsuguse keskkonnaga.
Ma kujutan endale ette, kui te olete saanud Tallinna Pedagoogikaülikooli sisse, ja siis näiteks peate elama Pedagoogikaülikooli ühiselam, kus tramm kolistab nagu ööpäev läbi ja siis sa proovid seal magama jääda. Sa oled ärganud hommikul öövikud, laulavad akna all, niisugune mõnus on all. Et see on nagu uskumatu kontrast. Aga see kontrast, mis on meil kodumaal, ei ole veel sugugi seda, mis ta on mujal. Aga vaatamata sellele, ega teil ei ole midagi karta. See ongi elu paradoks, et ühel hetkel meil pole enam lapsed. Selle tõttu olen mina siiralt selle poolt, et kellel vähegi võimalik on, võiks 12, mul jäi nüüd meelde see number, 12 aastat koolis käia küll selle lihtsalt põhjusel, et ausalt öeldes stressata jõuame meie elus väga-väga palju tulevikus igal juhul. Kas nüüd on tekkinud kellegi mingi teemasoove, et me võiksime teemat vahetada või midagi konkreetset analüüsi? Huvitav oleks viktoriin teha, mitte Riigikogu liiget teab, mitte klassi on need keskkolis. Seda me juba vastasime reedel. Ei, ma ütlen, tähendab Riigikogu liikmetele, et härra Riisal avastas 12, aga haridusreform käib sealt nagu läbi enam. Ma kahjuks vabandan seltsimees Pärnu. Aga ma teadsin tegelikult küll, et on 12 klassi. Aga mul läks lihtsalt segamini. Sellest, et vaata, et mul on nagu selline probleem, et ma olen suutnud jätta endast ühiskonnale väga hea mulje, aga tegelikult ma käia ja nätsunärida korraga ei suuda. Ehk kui ma rääkisin noortele nagu midagi, ma ei mäleta, mida ma rääkisin, aga siis mul oli kogu aeg paindlikult oli meeles see, et kui mina koolis käisin, et see paralleel nagu säiliks ja siis minul oli 11 klassi, siis mul lihtsalt tänu sellele see 11 nagu ja ma proovisin mitte ühtegi sammu astuda sellel hetkel, kui ma selle 11 välja, siis ma proovisin seista ühe koha peal ka, et mitte ei eksiks. Teised ikka teavad ka? Ma ei tea. Küsi, kui läheb. Aga tegelikult on niimoodi, et kui Riigikogus on 101 liiget, siis on päev selge see, et igas kogukonnas, kui võtame, see Riigikogu on suvaline valik. See on selline, kuidas ma sulle ütlen, see on selline kogum, ühiskonnast läbilõige. Ja selge on see, et 1/3 on teraseid inimesi, 1/3 on inimesi, kes saavad millestki aru, aga üldiselt hoiavad, nagu öeldakse, slow down ja 1/3 on ohmus. Ega midagi teha ei ole, ohtud satuvad sinna ka. Sellepärast, et näiteks kui võtame Rahvaliidu näol. Rahvaliidul ei ole isegi esimees. Panid noore poisi, ta lööd niimoodi jalaga vastu maad. Aina. Aga ta on nunnu ju. Absoluutselt. Nunne. Vaadake, tegelikult poliitikas on niimoodi. Poliitikas on mitmesuguseid inimesi. Poliitikas on see 1/3, kes on ohnud. Need on parteisõdurid. Need on need, kui ma soovitasin siin, et astuge mingisse noortekogusse, võidelge barrikaadidel ja siis te olete parteisõdurid. Näiteks meil Keskerakonnas on selline parteisõdur on üks poiss. Kas keegi teab, mis nägu on Lauri Laasi? Mitte keegi ei tea. Mina ka ei tea. Sellepärast, et istub mu selja taga ja ma viitsi isegi pöörata. Aga tema on tüüpiline parteisõdur. Ta täidab absoluutselt filigraanselt käsku. Kui partei esimees lubab tal mitte kohale tulla, siis ta puudub, müüb peaministri raamatut kusagil ja ta ei tea mitte midagi ja teda ei huvitagi, sest tal ei ole sellist käsku antud. Ja siis on Riigikogus sellised vastikud Riigikogu liikmed, mina, kes on sinna sattunud täiesti plaaniväliselt, sellepärast mind ei olnud sinna üldse planeeritud. Ma olin pandud piirkonna nimekirjas 4. kohale ja selles partei pikas nimekirjas ma olin pandud 45. kohale. Tõenäosusteooria ütles, et ma oleks mitte mingil juhul pidanud sinna sattuma. Ta ei õnneks. Meie mees ja tantsusaade ja võta näpust inimesed, vaatame, oma jope. Hääletame tema poolt. Ja jõuga tuli. Järgmine fakt muuseas. Seda on kurb fakt. Võsarik Porter sai aastavahetusel 350 või 360 000 vaatajat. Mis te arvate, kas see on tore või see on paha? Väga paha. See on tõesti väga paha. Selles suhtes on sul õigus. Kas rahvas, kes nagu sellist allapoole vööd asja nagu naudib nii massiliselt,
ikka tegelikult ei peaks nagu tõsiselt kuidagi proovima püsti tõusta, vaatama enda ümber ja proovima mõelda, et kas ma ikka olen õigel teel. Ja kahjuks, sellega võib võidelda, sellega võib mitte võidelda, aga igal juhul on see nii sügav probleem, et igaüks peaks proovima seda endale teadvustada küll. Sellel lihtsal põhjusel, et see on liiga traagiline, et ma räägin seda sama keelt, mida need inimesed, kes massiliselt nagu, ütleme nii, et seda on võimalik teha üks kord, seda on võimalik teha 2 korda, seda on võimalik teha 3 korda, mina vaatan seda ka. Selle lihtsalt põhjus, ma pean vaatama, mida ta teeb, sest me oleme konkurendid. Ja kuna minul teleprojektil on ainult 155-160 000 vaatajat, siis ma saan telekanalist iga päev sõimata, milline jobul on. Kuidas sa ei saa aru, mine Zoomi seda sitta seal peldikupotis, saad ka 2 sotti täis, seda tahetakse. Sellepärast, et see on telekanali raha. See arvutus on väga peen, aga sellest reitingust tulenevalt hinnatakse reklaamisekundi hinda ja mitte midagi ei ole teha. Ja see ongi täna kommerts telekanalite ametlik poliitika leida sellist lollust, näidata seda maksimaalselt, näidata tegelikult, kuidas ma ütlen, inimlikku rumalust üles võimendada. See on traagiline. Mina proovin selline vaikselt niimoodi kuidagi inimesi aidata. Ja ütlen ausalt, mul on süda väga rahul. 90% meie saatele kirjutanud lugudest on lahenduse leidnud enne ekraanile jõudmist. See on suur asi. Aga sellest kahjuks keegi tähli ütle. Ja see on nagu, see on selle kapitalismi põhiolemus. Ehk kui sa teed mingit toodet, siis sellel tootel peab olema ostja. Ehk seda muidugi vaieldamatult peate ka teie endale elus selgelt meelde jätma, et ka teie olete mõnes mõttes toode. Ehk mina kui tööandja vaatan ringi ja mõtlen, keda teist ma tahaksin endale tööle. Sellepärast, et mind huvitab, et see inimene oleks hea. Et see inimene oleks mõistlik toode ja selge on see, et kui teist pooled saavad ärijuhtideks, jälle jõuame sinna algusesse tagasi, kui teist pooled saavad ärijuhtideks, siis teist omakorda pooled on kindlalt ikka töötud või siis mõne aja pärast asuvad mingile teisele tööle. Aga kui teist keegi näiteks saab arstiks, siis ta päris kindlasti töötuks ei jää. Kui teist keegi saab raamatupidajaks, siis ta päris kindlasti töötuks ei jää. Ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Aga see on kahjuks elu kurb loodus. Aga ilmselt ma ei ole selles mõttes, ma olen ka bändis harjunud olema, ma üksinda ei tahaks soolot seda. On mõni teema jälle, mida võiks koos arutada. Kui mina oleks praegu, kui mul oleks toodud siia nõukogude ajal EKP Keskkomitee büroost kedagi, siis ma oleks talle küll esitanud küsimus. No näiteks, ma ei tea mille kohta, aga midagi ikka oleks öeldud. Õpetajad on muidugi šokis praegu. Ei ole. Ei ole või? Aha, kahju. Ma küll lootsin. Kas mõni minu õpetajale elus ka on? Koolis enam üldse ei tööta kedagi. Miks töötab? Ei, mõni ikka töötab, ei tööta. Peaks töötama. Ma arvan küll, et töötab. No, Arvast me juba töötab. riigiga tagasi. Sest ta oli jumala ilus naine. Ma suhtel temaga tänasin. See selleks. Andis küll, jah. Ma ütlen 1,4 müün mind see 3% täiesti rahuldab. Lapsed olid selle üle võtnud, see on Kullamaa koolist tulnud käiba tõde. Mul see jumala selge. Teate, mis on minu elu kõige süngem äripäev? Ma ostsin 4 kopikaga, parandan, 4 Eesti sendiga liitri bensiini ja müüsin maha 2 krooni ja 70 sendiga. Palju kasum oli? Ma ka ülest arvata. Aga üks nii. Aga see 2% rahuldas. See 2% täitsa rahuldas. Ei, see ei olnud ka see ikka rohkem küll siin. Aga kõige vingem äri, mis ma olen teinud, ma tõin 2 reaktiivlennukit, tõin Tartu lennujaama, tahtsin need koos Jakardu Taeviga Ameerikasse müüa.
aga siis tuli üks Tudajevi ülemus ja ütles, et nii ei tohi teha. Siis võeti meil lennukid ära. Tudajev läks vihaselt pärast koju ära ja sai surma ja mul oli üks sõber katkunud. Ma olen igast täiesti. Mammuti kihtu tõin Eestisse ja tore. Ma töötasin Venemaa kauba ja tooraine börsil. Kas te kujutate endale ette lagunevas Nõukogude Liidus Moskva linnas, kus terve 1/6 maismaast on kokku kukkunud, mis seal tegelikult toimus. Lõpuks, kui ma ära tulin sealt kusagil 94. aasta alguses, siis tegelikult klassikaliselt, kui keegi oli näiteks kellelegi oli võlgu, eks ju. Täna ka see on täiesti normaalne asi, et keegi on ikka kellelegi võlgu. Ega seal nagu mingid, seal olid niisugused lühikese jutu mõned, võeti see õlalt lastav tankitõrje granaadiheide ja pandi kontori aknast sisse. Mul ei lastud. Aga siis, kui ma vaatasin, kuidas president Jeltsin, vaatasin oma kontori aknast, kuidas president Jeltsini korraldusel tankid tulistasid Vene Föderatsiooni parlamendi hoonet ja see kõik põles. Siis ma mõtlesin, et tänasest 3 kuu jooksul lähen mu koju, ma ei taha siin enam olla. Ja siis see otsus küpses. Ehk selleks oli vaja seda näha. Ehk seetõttu ma ütlen teile, et kõik, kes te plaanite välismaal elama minna, see ei ole mingi tore. See ei ole lahendus. Tegelikult ei ole see lahendus. Endiselt ei suuda välja mõelda midagi, mis teid huvitaks. Võib-olla vallavolikogu esimees tahaks astuda Keskerakonda, mis oleks muidugi mõistlik. Arvestades seda, et kuningas Andrus esimesega ei ole enam väga pikalt valitseda jäänud. Kuningas Andrus esimene langeb kangelasena. Te ei tea, kes on kuningas Andrus esimene? Te olete Andrus Terniga aidanud. See on see, kes nüüd on praegu meil kunn. Ja kes tuleb Riigikogu ette, ütleb isegi oma parteikaaslast. Saiuvõkke lepitud omade käest, ei küsime midagi. Et niimoodi on. Poliitiks ma tegelikult tõesti ei taha rääkida, sellepärast, et te ise näete, mis tegelikult toimub ja ütleme ausalt ja otse, et Eestil ei ole ideed täna. Kui me räägime Eesti majandusest tervikuna, mis on minu vaieldamatult ju selline, kuidas ma ütlen, minu laps, ma olen majanduskomisjoni liige ja ise natuke ka üritad nikerdada. Siis ma rääkisin täna ühes sellises foorumis ühe loo. Ja seal istus siis terve rida sellist poliitilise taustaga inimesi ja lugu nägi siis välja selline. Vaadake, on Eestis üks ettevõte. Ta on 40 töötajat. Ta töötab metalli, tema põhiturud olid Skandinaavia maad. Ta on 20 aastat turul püsinud kaubamärk. Kogu tema toodang on ISO sertifitseeritud, ehk vastab kõik võimalikele võimatutele maailma standarditele. Septembris kukkus ära Norra turg, oktoobris kukkus ära Rootsi turg, novembris kukkus ära Soome turg, natukene jäi Soome turg ka püsima. Ta seisab täna püsti, nagu öeldakse, Eesti siseriiklike selliste operatiivsete joonise järgi osutatavate teenuste baasil. 5. novembriks ei suutnud ära maksta 20. novembri kohustuslikku sotsiaalmaksu. Tähendab, ei suutnud 20. novembri ära maksta sotsiaalmaksu riigi või maksuametile. 5. detsembril saabus maksuameti kiri, kuidas ettevõte on pandud maksuvõlglaste registrisse. 6. detsembril saabus riigifirmast Eesti Energia teade, et kahjuks me maksuvõlglastega ei saa lepinguid sõlmida. Ettevõte oli võitnud ühe päris suure riigihanke. Siis ettevõtte omanik võttis laenu, maksis ära raha pankadele, muutus ise selle ettevõtte suurimaks võlausaldajaks ja suhteliselt suure tõenäosusega järgmisel või ülejärgmisel nädalal kutsub ta pankrotihalduri, saadab 40 inimest koju ja teatab, et ilus on suvel maal. Siis kõik ütleb, see ei ole võimalik, kuidas maksuamet niimoodi käitub? See ei ole võimalik, kuidas Eesti Energia niimoodi käitub? See ei ole, kuidas ei ole võimalik? Ja siis ma ütlen neile, et on küll võimalik. See ettevõtja on minu.
kes niimoodi käitub. Siis kõik vaatavad otsa ja ütlevad, jaa, aga noh, et parameetrite poolest ju kõik nagu sobib, et välismaale kõik toodang ja puha. Ma ütlen neile vastu, et vaadake, et te poliitikud ei tea elust mitte midagi. Te olete ennast täna ehtinud mingisuguse Euroopa Liidu ja NATO reooliga, ehk NATO nagu justkui kaitseb meid, me ise ei pea mitte midagi tegema. Ja Euroopa Liit justkui kogu aeg, me oleme selle liikmed ja kogu aeg annab meile nagu raha ka, kusjuures me oleme nii lollid, andke mulle andeks, et me ei oska isegi need eurorahast ära kasutada, me lihtsalt ei suuda seda. Ja tegelikult asuvad kõik Euroopa Liidu liikmesriigid käituvad sellel hetkel, kui saabub surutis või saabub kriis. Ma ei taha seda sõna kriis kasutada, sest mina ei tea, mida peaks Eestis edasi tegema. Sellel lihtsalt põhjusel, et meie suhteliselt primitiivsed toodangud, mis ei ole tipptehnoloogiaga kuidagi viisi pistmist tal ei ole, meie suhteliselt kalli tööjõu tingimustes, me ei olegi konkurentsivõimelised. Ja meid tõrjutaksegi välja ka nendelt lähiturgudelt, Skandinaavia maades põhiliselt, lõuna poole meil pole asja, sest lätlased on ise hädas, ja meid tõrjutaksegi sealt välja ja me olemegi tegelikult kinni jooksnud. Ja siis läheb lahti see rahvuslikkuse teema, et Savisaar müüb meid venelastele maha, kõik on jumalal läbi. Ja me olemegi nagu idioodid, andke mulle andeks, et ma nii otse ütlen. Meie idapiir on kinni, Eesti riigist on saanud Euroopa Liidu tupik, siit edasi ei lähe enam kuhugi, siit ei liigu turist.